Tänase tunni teema on kirjalik jagamine ja vaatame kirjaliku jagamise järgmist näidet. Võtame arvu 5463 ja jagame seda 9-ga. Esimese asjana sa vaatad, mitu korda 9 mahub 54 sisse. Ehk siis 54 jagatud 9-ga on 6. 6 korda 9, 54. Teed lahutamistehte. 54 miinus 54 on 0. 0 me ei kirjuta. Toome 6 ülevalt siia joone alla. Nüüd tuleb meil 6 jagada 9-ga. No 9 ei mahu 6 sisse mitte ühtegi korda. Ehk siis meil on vastus 0. 0 korda 9 on 0. Nüüd lahutad sa 6 miinus 0. Saad vastuseks 6. Ja nüüd tood sa viimase arvu 6 kõrvale ja saad vastuseks 63. Nüüd 63 sisse mahub 9 täpselt 7 korda. 7 korda 9, 63. Ja lahutamistehe. Nüüd kirjutad sa siia alla 0, kuna ülevalt said arvud otsa. Järgmiseks teeme kontrolli. Kas me saime õige vastuse? Nii, kontroll. 607 korda 9. 9 korda 7, 63. 9 korda 0 on 0 pluss 6. Saame vastuseks 6. Ja 9 korda 6, 54. Kuussada 7 korda 9 on 5463. Ja saime kontrollides sama vastuse, mis meil oli enne jagama hakkamist. Võtame uue näite. Järgmine näide. 1218 ja jagame selle arvu 6-ga. Ja jälle 12 sisse mitu korda mahub 6. Ehk 12 jagatud 6-ga saame vastuseks 2. 2 korda 6 on 12. Teeme lahutamistehte ja kuna lahutamistehte vastus on 0, siis me seda 0 siia alla ei kirjuta. Võtame järgmise arvu, milleks on 1 ja kirjutame selle joone alla. Ühte me 6-ga jagada ei saa. 1 jagatud 6-ga on meil 0. 0 korda 6 on 0. Nüüd teeme lahutamistehte. 1 miinus 0 on vastus 1. Ja võtame siit ülevalt viimase arvu 8 ja kirjutame selle nüüd siia joone alla. Nüüd tuleb meil 18 jagada 6-ga. Saame vastuseks 3. 3 korda 6, 18. Üleval said meil arvud otsa, siis 18 miinus 18 on 0 ja see 0 tähistab meil tehte lõppu. Teeme ka kontrolli. Kontroll. 203 korda 6.
6 korda 3, 18, kümnelised üles, ühelised alla. 6 korda 0 on 0, pluss 1 on 1. 6 korda 2, 12. Saime vastuseks 1218, mis on täpselt sama arv, mis meil oli enne, kui me jagama hakkasime.